lõpetuseks sadas esimene lumi maha. Õues oli nii külm, et köögi aknal oli pakan isegi lumelilli joonistanud. Panin sooja mütsi, salli ja käpikut kätte ja läksin vanaisaga koos kuuri puid tooma, kui korraga midagi lumel mu tähelepanu köitis. Vanaisa, vaata, kellegi jäljed on siin lume peal. Kus kohas? Kärt, need on jänese jäljed. Kas lihavõtte jänese omad? Kes seda teab? Aga võib-olla küll. Tule siia, vanaisa. Siin postkasti juures on veel ühed jäljed. Siin on kass kõndinud, seletas vanaisa. Aga siin on ühed suuremad jäljed ka. Ma arvan, et üks koer on kassi taga ajanud. Ma arvan ka nii. Aga mis sa arvad, kelle jäljed need on, Kärt? Vanaisa, need on ju tihaste ja varblaste jäljed. Näe, nad istuvad seal põõsa otsas. Ma toon neile pärast süüa. Pärast hommikusööki otsisin esikust lindude söögimaja. See oli tumepruuni värvi ja valge katusega. Vanaisa ise tegi selle möödunud aastal. Köögikapist leidsin kaerahelbeid, saia ja külmikus oli pisut searasva. Ema ütles, et lindudele meeldib selline toit, aga leiba ja teisi soolaseid asju ei tohi anda. Koos emaga seadsime söögimaja köögiakna taha üles. Käisin kaardina tagant aeg-ajalt piilumas, aga ühtegi lindu polnud näha. Tükk aega läks enne aega, kuni linnukesed viimaks sööma julgesid tulla.